No nii, on rõõm jagada teiega jälle Jumala sõna ja ühtepidi võib öelda, et see on jätkuks meie varasematele saadetele, sellepärast et temaatika, millest ma hakkan täna rääkima, otseselt seostub selle seeria eelmise otsaga, kus ma olen rääkinud siis kristlasest ja Moosese seadusest, olen rääkinud hingamispäevast, kõigest sellest, mis seostub Iisraeliga. Ja tänase saate pealkirjaks ma olengi pannud kogudus ja Iisrael. Kuidas kristlane peaks suhtestuma Iisraeliga? Esimene võimalus nendele teemadele läheneda on see, mida kahjuks on teinud päris paljud vanad ja suured kirikud. Seda nii katoliiklased kui ortodoksid kui ka päris paljud protestandid ja seda nimetatakse asendusteoloogiaks. Ma ei taha siin minna liigselt teoloogiliseks nende mõtetega, aga üle ega ümber sellest ei saa. Asendusteoloogia on siis põhimõtteliselt selline arusaam või selline õpetus, mis väidab, et kogudus on täielikult asendanud Iisraeli, olles jutumärkides tõeline Iisrael ja et tänapäeva Iisrael ei ole enam legitiimne Jumala tõotuste pärija. Ja selline õpetus, nagu ma ütlesin, on levinud nii katoliku, ortodoksi kui ka päris paljudes protestantlikes kogudustes. Olen seda ise oma silmaga näinud, oma kõrvaga kuulnud, mõningaid neid tekste lugenud. Millele siis tuginetakse? Millest tuleneb selline õpetus, et Jumal on Iisraeli täielikult kõrvale jätnud, koguduse asemele pannud ja mitte mingisugust tõotustega plaani Jumalal Iisraeli jaoks tänapäeval enam ei ole. Mattuse 21. peatükis, salmis 43 ütleb Jeesus sellised sõnad. Seepärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. No siis üks sellistest tekstidest, millel asendusteoloogia tugineb. Jeesus räägib juudi rahvaga ja ütleb, et Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse rahvale, kes kannab vilja. Ja loomulikult siis, kes on see rahvas, kes vilja kannab, selle all siis nähakse kristlasi. Juutidelt ära võetud, kristlastele antud. Ma täna ja ilmselt ka järgmises saates sellest teemast räägin, kas see tõlgitsus on korrektne ja piibellik. Apostlite teod 13:46 samuti, kus Paulus ütleb, meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, juutidele siis, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole. Et jällegi jääb selline mulje, et kõigepealt pakutakse Jumala riiki juutidele, nemad otsustavad, et seda ei ole tarvis, igavest elu sellises versioonis vastu võtta ei ole sobiv ja siis Paulus ütleb, et me pöördume paganate poole. Kas see tekst on asendusteoloogia selliseks nii-öelda baastekstis, kas see on korrektne tõlgitsus? Rooma 2 ja 28 ütleb samuti, ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Nii et jällegi üks asendusteoloogia võib öelda siis baastekstidest, mis ütleb, et juut ei ole mitte see, kes füüsiliselt on sündinud juudina, vaid juut on see, kes on südame poolest ümber lõigatud, ehk siis, et Jumala leping kuulub neile. Nüüd seesama Paulus, kes neid asju rääkis või neid asju kirjutas, räägib päris selgelt ja päris otseselt ka juudi rahvast ja kui me vaatame seda, mida Paulus rääkis sellest teemast, siis Paulus kohe kindlasti ei olnud asendusteoloog. Jumal ei ole oma lepingu rahvast hüljanud. Rooma 11. peatükis esimesed 5 salmi esitab Paulus sellise küsimuse, et mis siis on, et kas Jumal ongi oma rahva hüljanud või? Ja lükkab selle veendumuse selgelt ümber. Jumal ei ole Iisraeli rahvaga lõpetanud. Paulus ei poolda ega propageeri mingisugust asendusteoloogiat. Ma loen Rooma 11. peatükis alates salmist 16. Tervet teksti läheks natukene pikaks ette lugeda, aga salmist 16 kuni 26 loeksin.
Aga kui juutsevili on püha, siis on ka taigen püha. Kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Nii et uudsevili tähendab siis selles kontekstis Iisraeli, taigen tähendab siis paganaid, ehk kes on juurde liidetud. Juur tähendab siin Iisraeli, oksad on paganad. Salmis 17. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, siis sina, kui metsõlipuu, oled nende asemele poogitud ja sa saad osa õige õlipuu mahlakast juurest. Siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda. Sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. Aga kui nemad, kui nad ei jää uskmatuks, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Sest kui sina loomu poolest metsõlipuu oks oled sealt ära raiutud ja loomu vastaselt poogitud väärisõlipuu külge, kui palju enam neid loomu poolest sinna kuuluvaid poogitakse omaenese õlipuu külge. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Iisraelile on osalt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud, Sionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist Jumala kartmatuse. Nii et siis apostel Paulus ei ole kohe kindlasti asendusteoloog, kes väidaks, et Jumal on Iisraeli rahva hüljanud, asendanud selle siis kõigist paganrahvastest koosneva ja osaliselt messiaanlikest juutidest koosneva kristliku kogudusega. Paulus ütleb siis nii, et need uskmatud iisraellased, ja siin ta ei pea silmas mitte mingisugused ateiste, vaid uskmatuid kui neid, kes ei aktsepteeri Jeesust kui messiat. Uskmatuid nii-öelda ateismi mõttes ilmselt tol ajal oli minimaalsed kui üldse. Need, kellest ta siin räägib, need uskmatud on ikkagi need, kes ei usu Jeesust kui Iisraeli messiat. Ja ta ütleb, et nad on ära murtud, ehk siis teatud hulk. Siin on jutt üksikisikutest, siin ei ole jutt tervest Iisraeli rahvast. Terve rahvast, ta ütleb, et on ikkagi see juur ja see puutüvi ja oksad, ehk siis see moodustab ühe suure terviku ja need oksad, mis ei püsi usus Kristusesse, ei ole Jeesust vastu võtnud, need on ära murtud. Ja siis Paulus ütleb siin, et meid kui paganaid on otse kui poogitud, nagu võetud metsõlipuu küljest ja selle väärisõlipuu külge poogitud. Ehk siis meid pagankristastena on lisatud Iisraeli väärisõlipuu külge, meid on lisatud Jumala rahva sekka. Ja nüüd siin salmis 25 ütleb Paulus eriti hästi ja eriti konkreetselt, et meie paganatena ei peaks olema ennast täis arvates, et meid on vastu võetud, Iisrael on kõrvale jäetud ja sellega asi piirdub. Ta ütleb, et Iisraelile on osalt tulnud paadumus, ehk siis osa juudi rahvast ei usu Jeesust kui messiat. Kuni paganate täiskogus on läinud sisse, või vanatõlge ütleb siin paganate täisarv. Pauluse arusaam on siis selline, et ühel päeval saabub taas ärkamine ka juudi rahva keskele, kui see paganate täisarv või täiskogus on Jumala riiki sisse läinud, siis öeldakse, et lõpuks pääseb ka kogu Iisrael. See tähendab, et Jumal ei ole oma plaani või oma tööd Iisraeli rahvaga lõpetanud, vaid ta on pannud selle mõnes mõttes pausi peale ja osa Iisraelist on loomulikult ka praegu Jumalale ustav, näiteks kas või messiaanlikud juudid. Mina ise olen aastate jooksul huviga vaadanud ja kuulanud mitmeid juudi rahvusest teolooge ja jutlustajaid ja pastorid praeguse ajanegi. Üks minu suurtest lemmikutest, Dr. Michael Brown, messiaanlik juut, kes oli omal ajal Brownsvilli ärkamise üks eestvedajatest.
olen palju vaadanud sellist meest nagu Jonathan Cahn, ka selline messiaanlik rabi, väga võitud jumalamees ja nii edasi, nii edasi. Nii et neid on küll ja veel ja messiaanlik liikumine on kiiresti ja võimsalt kasvamas. Nii et ma usun, et see paganate täisarv on juba varsti sisse läinud ja siis, nagu Paulus siin ütleb, tuleb Siionist vabastaja, kes kõrvaldab Jaakobist Jumala kartmatuse. Ehk siis Jumal ei ole oma rahvast hüljanud, vaid Jumala rahvas, nii nagu Paulus siin ütleb, koosneb nüüd juutidest ja paganatest. Ja see ei ole mõeldud ainult juutidele ega ainult paganatele. Rooma 3:29 ütleb, et Jumal ei ole mitte üksnes juutide, vaid ka paganate Jumal. Nii et siis Jumala plaan jätkub. Asendusteoloogia minu hinnangul on ebapiibellik, ei ole kindlasti õige lähenemine sellele teemale. Luuka 24 ja 21 räägib ka Jeesus sellest paganate ajastust ja ütleb nii: ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka. Need naad, kellest ta räägib, on siis juudid, tema rahvuskaaslased. Ja Jeruusalemm jääb paganate tallata, kuni paganate ajad saavad täis. Nii et Jeesus, täpselt nii nagu Pauluski, arvab, et ühel hetkel paganate ajad saavad täis ja Jumala arm ja Jumala töö pöördub jälle Iisraeli rahva poole. Ilmutuse raamatus me näeme seda näiteks päris mitmes kohas, Ilmutuse 7. peatükis, Ilmutuse 14. peatüki esimestes salmides, et seal räägitakse 144 000 meie mõistes siis messiaanlikust juudist, kes põlvnevad Iisraeli 12 suguharust. Teadaolevalt 12 suguharu hajutati juba Süüria vangipõlve ajal, kui Põhjariik vallutati ja rahvas küüditati ära. Aga mõte on siis see, et Jumal toob oma rahva, oma lepingurahva taas kokku ja need nii-öelda messiaanlikud juudid on siis kõigist 12 suguharust. Jumal ei ole oma rahvast hüljanud. Kui me vaatame seda, mis on kõige viimane suur nii-öelda lahing Jumala ja saatanliku antikristuse riigi vahel, siis seda me nimetame Armageddoniks. Ja kus see lahing toimub? See ei toimu kuskil Euroopas või Ameerikas või Aasias, vaid see toimub Lähis-Idas, Iisraelis. Armageddon ehk siis viimane lahing, võib öelda siis kurjuse ja headuse vahel või saatane ja Jumala riigi vahel toimub seal. Nii et see on Jumala riigis olulisel kohal siiamaani. Jumal on oma valitud rahva juba suures osas oma kodumaale tagasi toonud. Ja kui me vaatame Sakaaria raamatut, siis Sakaaria 12:10 räägib sellest, et füüsilisele rahva kogunemisele või oma kodumaale tagasi tulekule järgneb ka vaimulik ärkamine. Sakaaria 12:10 räägib sellest, et Iisraeli rahvas siis tunneb ära oma messia, kelle nad on läbi pistnud. Nii et siis, nii nagu Jumal valis paganast Aabrami või hiljem nimetas ta Abrahamiks, kasvatas temast välja rahva, mille kaudu ta tõi maailmale messia, tõi oma lepingu, tõi oma seaduse, oma sõna, siis täpselt samamoodi Jumal jätkab oma tööd oma valitud rahva kaudu. Näiteks Rooma 9 ja salm 4 ütleb Paulus nii, räägib oma rahvuskaaslastest ja ütleb, et iisraellased, kelle päralt on lapse õigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja Jumala teenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu poolest. Nii et Paulus toob välja kõik selle, mille pärast Iisraeli rahvas oli Jumala plaanis oluline. Kirkus, lepingud, Jumala seadus, Jumala teenistuse kord, tõotused, esiisad ja lõppude lõpuks loomulikult Kristus liha poolest. Rooma 3:1 ütleb Paulus, mis on siis juudil erilist või mis kasu on ümberlõikamisest? Jah, on palju ja mitmel moel. Esmalt juba see, et juutide kätte on usaldatud Jumala sõnumid. Nii et Paulus ütleb, et asi ei ole selles, et Jumal on oma rahva hüljanud ja neil ei ole mingisugust otstarvet ega funktsiooni enam. Ta ütleb, et Jumal on andnud neile oma sõna. See on asi, millest ma olen siin rääkinud juba mitmeid kordi varem. See peaks olema miski, millest meie kristlastena aru saama peaksime väärtustama seda.
Jeesus Johannese 4:22 ütleb Samaaria naisele, teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Ma tean, et ma olen neid tekste lugenud siin juba mitu korda selle seeria jooksul, aga seda ongi tarvis rõhutada ikka jälle ja veel. Et me kristlastena, kes me oleme suures osas pärit siiski paganate seast, mõistaksime ja väärtustaksime neid Iisraeli juuri. Et Jeesus oli, nagu Paulus kirjutab, liha poolest Taaveti soost, Ilmutuse raamatus öeldakse, et ta on lõvi juuda suguharust ja nii edasi. Nii et siis see oli kõige olulisem ja kõige tähtsam asi, et paganad mõistaksid, et ei ole mitte Jumala töö alanud neist, ei ole kristlus mitte lihtsalt mingisugune uus religioon, mis on tekkinud tühja koha peale, vaid et Iisrael on otse kui see puu, mille juured ulatuvad sügavasse maapinda, mille tüvi võrsub kõrgele ja mille oksad on Iisraeli rahvas ja meie oleme siis sinna juurde lisatud. See, et Jeesus rõhutas kõigepealt Iisraeli rahva tähtsust, näitab samuti seda, kui oluline Jumala plaanis oli just kõigepealt Iisraeli rahvas ja alles siis paganad. No Matteuse 10:5 näiteks. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid. Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Nii et esmane prioriteet oli see. Matteuse 15:24 Jeesus ütleb, et mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Nii et siis Jeesuse esmane prioriteet olid juudid ja alles hiljem tulid paganad. Kõik apostlid, kes koguduse jaoks nii-öelda vundamendi rajasid, olid juudid. Suur missioni käsk, mille Jeesus andis, oli siiski kõigepealt kuulutada juutidele, kõigepealt Jeruusalemm, siis Juudamaa, siis Samaaria, siis maailma otsad. Nii et see näitab Jumala prioriteetide järjekorda. Rooma 1:16 Paulus ütleb, sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, esmalt juudile, siis kreeklasele. Juudile esmalt, siis kreeklasele, ehk siis järjekord selline. Paganatel on siis, võib öelda, et võlg juutide ees, nii nagu näiteks Paulus Rooma 15. peatükis ütleb, salmis 25, et aga nüüd ma lähen Jeruusalemma püha rahvast abistama. Makedoonial ja Haial on olnud meeltmööda üht-teist jagada osadusanniks vaestele Jeruusalemma pühade seas. Nii et Paulus ütleb, et paganlikud kogudused abistasid juute selle tõttu, et nemad olid saanud osa nendest andidest, mille Jumal kõigepealt lasi osaks saada juudi rahvale. Nii et siis kogudusel on võlg Iisraeli rahva ees, kogudus on üles kerkinud või ütleme välja kasvanud sellest samast Iisraeli usu puust. Kahjuks aga on kogudus olnud kurikuulus selle poolest, et koguduse ajaloos on olnud tohutult palju antisemitismi ja ma olen seda öelnud varem, ütlen seda veel kord, sellest on tarvis meelt parandada. Ma täielikult hülgan igasugused sellised ideed, mida võiks kuidagipidi seostada asendusteoloogiaga. Jumal on juudi rahvaga tegutsenud läbi terve selle rahva ajaloo ja jätkab seda tööd. Millal tuleb suur ärkamine Iisraeli rahva sekka, ei oska mina täpselt öelda, aga seda ma näen piiblis Uues Testamendis küll selgesti, et Jumal oma rahvast unustanud ei ole asendanud paganatest koosneva kristliku kogudusega, vaid ta nii juutidest kui paganatest paneb kokku uue Jumala rahva. Mõlemate jaoks on Jumalal tõotused olemas. Nüüd ma tahaks jõuda sellise teemani, mis on, ütleme, selle skaala teises äärmuses, et kui asendusteoloogia on üks kraav, kuhu kristlik kirik on sageli läbi ajaloo kaldunud või langenud, siis teine äärmus on see, mis nüüd tänapäeval on väga tõsiselt üles kerkimas ja see kannab nimetust tagasi heebrea juurte juurde. On selline liikumine, mida nimetatakse heebrea juurte liikumiseks või siis tagasi heebrea juurte juurde. Ja see on nüüd konkreetselt see, millele ma põhirõhu paneksin siis nii tänases saates kui ka järgmises saates.
et mida siis teha nende seisukohtadega. See on üsna lai õpetus tegelikult või terve selline lai skaala, mille peale mahutub hulk Uue Testamendiga täiesti kooskõlas olevat teoloogiat, aga ka täiesti ebapiibellikku ja äärmuslikku teoloogiat kuni täiesti võib öelda hukutavate hereesiateni välja. Suuremas osas see nii-öelda heebrea juurte liikumine koosneb paganatest. Need on siis mittejuudid, kes on ilmselt alustanud kunagi oma teekonda lihtsalt armastades Iisraeli, tunnistades kõiki neid asju, mida ma siin ka eelmistes saadetes olen rääkinud, et kogudusel on võlg juudi rahva ees. Me oleme selle puu külge poogitud, nagu väärisõlipuu külge poogitud oksad, aga on mindud kohati täiesti absurdsetesse äärmustesse ja mõningatest nendest äärmustest ma siis rääkida tahaksingi. On selliseid äärmusi, kus ollakse hüljanud isegi näiteks Pauluse õpetuse, osad on hüljanud isegi Jeesuse. Kristlased, kes on kunagi uskunud ja tunnistanud Jeesust kui Jumala poega, kui ainsat päästjat, on selle heebrea juurte liikumisega jõudnud lausa nii kaugele, et nad sisuliselt eitavad Jeesust kui messiat. On selliseid, kes näiteks õpetavad, et jah, Jeesus võib meie kui pagankristlaste jaoks olla päästmiseks vajalik, aga juutide päästmiseks ei ole vajalik, et Jumalal on nendega täiesti omaette tee, kui nemad peavad Moosese seadust, siis nemad pääsevad selle kaudu. Loomulikult unustatakse täielikult ära, et algkogudus Jeesus ise ja algkoguduse apostlid kuulutasid juutidele ja kuulutasid neile meeleparandust ja pöördumist Jeesuse poole. Ja Jeesus ütleb väga selgelt, et kui teie ei usu sellesse, siis te lähete hukka. Aga tänapäeval mõned heebrea juurte liikumise propageerijad on jõudnud juba nii kaugele, et nad ütlevad, et sisuliselt juudi rahval ei ole tarviski Jeesust. Neil piisab sellest, kui nad usuvad lihtsalt Moosese seadust ja peavad seda ja see on täiesti piisav nende päästmiseks. Põhiline idee heebrea juurte liikumises on see, millega ma tegelesin esimestes saadetes, on siis Moosese seadus. Põhiline idee on see, et Moosese seadusele kuuletumine on kohustuslik. Nii et kui varasemates saadetes ma tegelesin nii-öelda selliste detailidega, et nagu hingamispäev ja kristlane ja Moosese seadus, siis see on nüüd nii-öelda katus kõigele sellele. See idee heebrea juurte juurde tagasi pöördumisest. Selle taust on tegelikult üsna varajane, oli selline liikumine, keda nimetati ebioniitideks, see tuleb heebrea keelest ja tähendab vaeseid. See oli siis üks selline juudi, nii-öelda juudi kristlik sekt, mis eksisteeris esimesel 4. sajandil. Nad uskusid Iisraeli Jumalat, uskusid seda, et Jeesus on Messias ja Moosese poolt ette kuulutatud prohvet, 5. Moosese 18.15 räägib sellest, aga nad eitasid selliseid põhimõttelisi kristlikke dogmasid, nagu näiteks Jeesuse neitsi sünd. Propageerisid sellist teoloogiat, mida nimetatakse adoptsiooniteoloogiaks. Adoptsiooniteoloogia väidab siis seda, et Jumal adopteeris ehk lapsendas Jeesuse ristimisel. Jeesus oli tavaline inimene, ristimisel Jumal adopteeris ta oma pojaks ja mõned siis õpetavad, et risti peal siis hülgas ta. Need ebioniidid pidasid kinni Moosese seadusest, elasid vaesuses. Nendest on meieni jõudnud isegi selline ürik nagu ebioniitide evangeelium, nii et see hereesia oli olemas varakult juba Kristusest juba lahku löönud kujul muidugi. Ja võib öelda, et siis selle tänapäevase sellise ekstreemse heebrea juurte liikumise taust on otseselt seotud selle liikumisega. Vähemalt nad ammutavad sealt tohutult palju, ilmselt rohkem, kui nad ise aru annavad endale. Liikumise eelduseks on siis usk, et kirik on piibli õpetusest ja oma heebrea juurtest kõrvale kaldunud ja segunenud Kreeka-Rooma paganlusega. See on heebrea juurte liikumise, võib öelda selline mantra, et kirik on tagasi langenud. Mis siin imestada, ega praktiliselt suur osa konfessioone on alguse saanud ju sellest, et usutakse, et algsest ideaalist on kogudus kõrvale kaldunud ja nüüd on siis asemele tulnud mingisugune moonutatud versioon. Heebrea juurte liikumine teeb sisuliselt seda sama.
Lihtsalt see alguspunkt, kuhu oleks tarvis tagasi pöörduda, on nende puhul siis nihutatud pisut kaugemale. Ütleme, et kui äratusliikumised võtavad eeskujuks algkoguduse ja nende paganliku sellise nii-öelda versiooni, mismoodi pagankristlaste sekka evangeelium jõudis, siis nende nägemus on see, et on tarvis mitu nõksu veel varasemaks seda tõsta. Rõhuasetus selles õpetuses ja selles liikumises on Toora, sabat, Vana-testamendi toitumisreeglid ja loomulikult nii-öelda paganlike kirikupühade, näiteks nagu jõulud, ülestõusmispühad ja ka pühapäev. Nende teemonlikuks kuulutamine. Öeldakse, et need on paganlus, need on teemonlikud, nendest on tarvis lahti öelda. On neid, kes õpetavad siis, nagu ma juba mainisin, et üleüldse piisab Moosese seaduse pidamisest, et pääseda ja nii tuleb seda siis kuulutada läbi kõigi aegade. No apostlid, nagu ma siin juba ka ütlesin, kuulutasid juutidele ja kuulutasid, et ainult Jeesus päästab. Ei öelnud, et piisab sellest, et te Moosese seadust täidate, aga mõned Hebrei juurte liikumises on oma hereesias juba jõudnud nii kaugele, et nad kuulutavad, et isegi seda pole tarvis. On mõningaid, kes näiteks väidavad isegi, et Uus Testament kirjutati algselt heebrea keeles ja halvustavad näiteks olemasolevat kreekakeelset Uue Testamendi teksti. Nii et sellepärast ma kõige esimese punktina sellest alustangi, et kuidas siis suhtuda sellesse süüdistusse. Ma ei võta seda kuskilt laest, olen ise kunagi pidanud kirjavahetust ühe selle liikumise esindajaga, kes püüdis mulle selgeks teha seda, et Uus Testament algselt kirjutati üleüldse heebrea keeles. Tekib loomulikult õigustatud küsimus, et huvitav, miks oleks pidanud apostel Paulus kirjutama kirju paganlikele kogudustele, kes kindlasti heebrea keelt ei mõistnud, kus võis olla mõningaid juute, kes võib-olla mõistsid. Aga Paulus oleks siis pidanud kirjutama paganlikele kogudustele keeles, mida absoluutne enamus, võib-olla paljudes kogudustes nad kõik oleks vaadanud, nagu võib öelda, lehm uut aiaväravat, mitte midagi sellest aru saades. Nii et siis esimene kriitikakivi lendab kreekakeelse Uue Testamendi pihta. Mis me siis öelda saame? Uue Testamendi autorid kirjutasid oma tekstid koine kreeka keeles, mitte heebrea keeles. See on täiesti vastuvaieldamatu fakt, et Uus Testament kirjutati kreeka keeles. Kui me vaatame ajalukku, siis mitte mingisuguseid märke sellest, et meil oleks Uus Testament kirjutatud heebrea keeles, ei ole olemas. Uue Testamendi autorid, kui nad näiteks tsiteerivad Vana-testamenti, siis nad tsiteerivad Vana-testamenti Septuaginta ehk Vana-testamendi kreekakeelse tõlke järgi. Nii et mõelge nüüd natuke nendest järelmitest. Uue Testamendi autorid lugesid kreekakeelset Vana-testamenti suures osas. Kindlasti nad tundsid ka heebreakeelset ja võisid sünagoogides olla harjunud selle kasutamisega, aga kui me vaatame Uue Testamendi tekste, siis me leiame selle, et Uue Testamendi tekstid, kui on võetud tsitaate Vanast testamendist, siis need on võetud Septuagintast ehk siis kreeka keelde tõlgitud Vanast testamendist. Järelikult Uue Testamendi autorid usaldasid isegi Vana-testamendi kreekakeelset tõlget. Ja kui nad kirjutasid edasi oma sihtgruppidele, siis otse loomulikult nad kirjutasid ka kreeka keeles. Diasporaa juudid ehk siis üle terve impeeriumi laiali hajutatud juudid rääkisid põhiliselt kreeka keelt. Heebrea keelt sageli nendes asukohariikides enam ei mõistetud ja selle tõttu oligi tarvis tõlkida Vana-testament kreeka keelde, seesama Septuaginta. Või siis kui keegi teist on näinud sellist lühendit LXX, siis see on sellesama Septuaginta lühend. See ei ole mitte mingisugune riide suurus, vaid see on siis Septuaginta. Aastatel 280 kuni 250 väidetavalt Aleksandrias see tõlge valmis sai. Seda on küll vaidlustatud, liberaalsemad teoloogid, ajaloolased ütlevad, et see tõlgiti 2. sajandil, aga jäägu see nii nagu on. Fakt on see, et siis diasporaa juudid kasutasid kreekakeelset Vana-testamenti ja kui Uut testamenti hakati kirjutama, Uue testamendi kirju siis neid kirjutati ikkagi kreeka keeles.
mitte heebrea keeles. Kreeka keel oli suhtluskeel hellenistlikul perioodil ja oli suhtluskeeleks Rooma impeeriumi suhtluskeeleks üle terve selle piirkonna. Ladina keel oli nii-öelda ametliku asjaajamise keel, aga suhtluskeeleks oli kreeka keel täpselt nii, nagu meil tänapäeval võib öelda, et on inglise keel. Nii et ei olnud mingit põhjust, miks oleks pidanud Uue Testamendi autorid kirjutama oma tekste paganatele heebrea keeles. Nii et siin need heebrea juurte liikumise propageerijad, kes usuvad seda, et Uus Testament kirjutati heebrea keeles, lihtsalt kas ei tunne ajalugu või püüavad seda meeleheitlikult ümber kirjutada. Meil on säilinud praegusel hetkel ligi 5700 Uue Testamendi käsikirja. Viimased andmed, mis minul on 5686 kreekakeelset Uue Testamendi käsikirja, pluss 10 000 vulgata tõlget, see on siis ladinakeelne, ja 9300 kõikvõimalikku muud tõlget. Nii et kokku on meil siis Uuest Testamendist kuskil 25 000 käsikirja, kas siis osalist või terviklikku. Ja nagu ma ütlesin, kreekakeelseid on nendest kuskil 5700. Millegipärast ei ole meil selle väidetava heebreakeelse Uue Testamendi ürikuid mitte kusagil, ei ole mingit selliseid käsikirju. Kõige varasem Uue Testamendi fragment, John Rylandi fragment, mis on kuskil 2. sajandi algusest, esimesest poolest pärit, on siis vanim koopia üldse kreekakeelsest Uuest Testamendist. Jällegi vanim koopia, kreekakeelne, mitte heebreakeelne. Kust siis on pärit see idee, et võiks olla mingi algne heebreakeelne Uus Testament kusagil meil olemas? Üks selline kirikuisa nagu Ireneus, tema oli siis Polükarpose nimelise kirikuisa õpilane, kes omakorda oli apostel Johannese õpilane. Ireneus kirjutab sellise mõtte. Matteus avaldas oma evangeeliumi heebrealaste seas nende endi keeles. Matteus kirjutas heebrealastele nende endi keeles. Siin muidugi on küsimus, kas oli heebrea keel või aramea keel, sest aramea keel oli tol ajal ikkagi juutide seas primaarne. Ollakse suhteliselt veendunud, et see oli Jeesuse emakeel samamoodi. Sellised näited Uuest Testamendist, kus on arameakeelset sõnu kasutatud, on tohutult. Näiteks Abba, isa, talita kuum, efata, raka, Eli, lema sabahtani, Hosianna, maranata, mammon, rabuni, korban, kõik on arameakeelsed sõnad. Meie uus tõlge mõningad nendest jätab niimoodi algses vormis kasutamata ja tõlgib need ära, aga vanas vormis on need kõik olemas 68. aasta tõlkes. Nii et siis Matteus avaldas oma evangeeliumi heebrealaste seas nende endi keeles. Kui Peetrus ja Paulus kuulutasid evangeeliumi Roomas ja rajasid seal koguduse, pärast nende lahkumist ehk surma andis Markus, Peetruse jünger ja tõlk, ise meile Peetruse kuulutuse sisu kirjalikult edasi. Luukas, Pauluse järgija, pani raamatusse kirja oma õpetaja poolt kuulutatud evangeeliumi. Seejärel kirjutas Johannes, issanda jünger, kes oli ka nõjatunud tema rinnale, ise oma evangeeliumi, kui ta elas Efesoses Aasias. Nii et siis Ireneus ütleb, et need autorid kirjutasid need tekstid. See on omaette teema. Tänapäeva selline liberaalne teoloogia püüab meeleheitlikult vaeva näha selleks, et tõestada, et sisuliselt mitte keegi nendest ei kirjutanud mitte midagi või siis kirjutas minimaalselt. Ireneus arvab, et kirjutas. Aga nüüd see esimene pool on see, millele ma siin põhirõhu paneks. Mis see siis oli, millest Matteus kirjutas heebrealastele nende endi keeles? Ajaloolased oletavad, et see ei olnud mitte Matteuse terviklik evangeelium, vaid et see võis olla mingit sorti Jeesuse ütluste kogumik. Selle kohta on kasutusel ka selline termin, et see oli allikas kuu nagu täht, kuutäht. Ja millest see tuleb? See tuleb saksa keelest ja see sõna, mille algustäht see on quelle, mis tähendab allikat.
On igasuguseid pööraseid teooriaid, näiteks Dan Browni Da Vinci koodis, et Vatikani arhiivides on mingisugune kuuallikas, selline evangeelium, mille Jeesus ise kirjutas. No see on, vabandust väljenduse eest, hullumaja puhveti repertuaar, mitte mingisugust Jeesuse enda kirjutatud evangeeliumi kuskil Vatikani arhiivides ei ole. See kuuallikas on siis hüpoteetiline allikas, kus oletatavasti võis olla mingi hulk Jeesuse ütlusi. Nii et kas see oli nüüd Matteuse evangeelium tervenisti või oli see Jeesuse ütluste kogumik? Fakt on see, et sellest tekstist me näeme, et üksnes Matteusele omistatakse millegi kirjutamist heebrea keeles, mitte ühelegi teisele autorile. Veel kord, see on ilmselge, et Uue Testamendi autorid kirjutasid kas siis paganatele või siis ka diasporaa juutidele, kellest absoluutne enamus heebrea keelt ei rääkinud. Nii et siis väide, et heebrea keel oli see, milles algselt Uus Testament kirjutati, see on lihtsalt ajalooliselt vale. Meil ei ole mitte mingisuguseid ürikuid, mis seda kinnitaks, ja kõik need, kes seda hüpoteesi levitavad lihtsalt teooriat, mitte midagi muud selle kohta öelda ei saa. Heebrea keelt kasutati sünagoogides jumalateenistustel, aga tekste Uues Testamendis kirjutati siiski kreeka keeles. Ja loomulikult jumalateenistused paganlikes kogudustes, ma rääkisin enne sünagoogist siis, paganlikes kogudustes tõenäoliselt ikkagi olid kas kreeka keeles või mis iganes muu piirkonna rahva emakeeles. Nüüd järgmine küsimus, millega lähevad sarved kokku selle sama heebrea juurte liikumise osas, on see, kuidas nimetada Jeesust. Kas öelda Jeshua või öelda Jeesus? Heebrea juurte liikumise propageerijad on väga resoluutsed selles, et peab kasutama nime Jeshua. Loomulikult kõik ju, kellel natukenegi mingigi lugemus on ja natukenegi arusaamist mõistavad, et Jeesuse heebreapärane nimi oli Jeshua, sellele ei vaidle vastu keegi. Aga kui Uue Testamendi kirjad, ehk siis esimesed kristlikud tekstid, pandi kirja Pauluse ja teiste apostlite poolt, kes kirjutasid kreeka keeles, siis millist versiooni nemad kasutasid? Nad ei kirjutanud heebrea ega aramea keeles, sest nagu ma ütlesin, paganad ei oleks seda mõistnud, siis millist nime kasutasid Uue Testamendi autorid? Uue Testamendi autorid väga lihtsalt, väga lühidalt öeldes kasutasid kreeka pärast Jeesust. Ei kasutanud heebrea pärast Jeshuat, vaid kirjutasid lihtsalt kreeka keeles Jeesus. See kreekakeelne transliteratsioon heebreakeelsest Jehoshuast, kust meie saame siis selle Jeshua, oli see, mida Uue Testamendi autorid kasutasid. Isegi kusjuures seesama Septuaginta, millest ma rääkisin, kui seal nimetatakse Joosuat, kes on nime poolest seesama nagu Jeesuski, siis isegi Joosuat tõlgitakse kreekapäraselt Jeesuseks. Ühesõnaga, kui Uue Testamendi autorid ei näinud probleemi selles, et Jeshua võiks kreekapäraselt olla Jeesus, siis ei näe ma küll mingit põhjust, miks meie peaksime sellest probleemi tegema. See on omaette huvitav, et paljud, kes nõuavad, et Jeesust peab ikkagi ilmtingimata Jeshuaks nimetama ja kõik need 2000 aastat, kus on kasutatud nime Jeesus, on eksitud. Huvitaval kombel 2000 aastat on palutud palveid Jeesuse nimel ja Jumal on vastanud, on aetud välja kurja vaime Jeesuse nimel ja need on välja läinud, on tervendatud haigeid Jeesuse nimel ja haiged on terveks saanud. Ja siis meil nüüd äkki 20. sajandi lõpus või 21. sajandil kerkib üles liikumine, mis ütleb, et kõik on kõigest valesti aru saanud. Vale nimi. No mingil kummalisel põhjusel see nimi on toiminud siiamaani. Ma usun, et kõik me saame aru, et tegelikult küsimus ei ole ju tähekombinatsioonis, et kas me ütleme Jeshua või me ütleme Jeesus. Küsimus on isikus, keda see tähistab. Me nimetame Moosest Mooseseks, mitte Mošeks. Me nimetame Johannest Johanneseks, mitte Johannaniks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme võtnud, ma mõtlen me siis need, kes on tõlkinud või kasutanud Uue Testamendi tekste, me oleme võtnud üle
ja nii-öelda siis teinud oma keelele vastavaks selle vene keeles Isus, inglise keeles Jesus, ükskõik milline kristlane läbi ajaloo palvetab siis selle nimel, Jumal on seda kuulda võtnud. Nii et raiuda seda nagu mingisugust päästevajalikku küsimust, et kui sa ikkagi ei ütle Yeshua, siis sa oled suures eksituses, on lihtsalt absurd. Rõhutan veel kord, kõik Uue Testamendi autorid kasutavad nime Jeesus kreeka keeles, mitte Yeshua heebrea keeles. Nii et kui nende jaoks ei olnud see probleem, siis ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks meie jaoks see peaks olema. Võib-olla kõige absurdsem ja kõige, ütleme sellise peaaegu et hullumeelset lennuka fantaasiaga näide sellest äärmusest oli üks, mida ma nägin ühe sama selle liikumise propageerija videos. Ta küll ise seda sõnades välja ei öelnud, aga ühe tema slaidi peal oli siis selline teooria, et see nimi Jeesus tuleb üldsegi Zeusi nimest. Kuna seal slaidid olid võetud inglisekeelsed, siis et see Jesus tähendab tegelikult Hail Zeus ehk tervitus Zeusile, ole tervitatud Zeus. Ja siis püüti seda kuidagimoodi kokku viia selle Jeesuse nimega, siis ma ütleks, et see on lihtsalt hullumeelne vandenõuteooria. See on keeleliselt täiesti. See on selline ilmselt, mille peale ma kujutan ette, et kõik keeleteadlased, ma ei tea, pööritavad silmi või hakkavad minestama, et kuidas midagi nii hullumeelset on suutnud keegi välja mõelda, et seostada kreekakeelset Jeesust Zeusiga. See, et näiteks hispaania keeles Jesus kõlab natukene sarnaselt, siis kõlaline sarnasus ei ole küll absoluutselt mitte mingisugune argument. Nii et veel kord, tagasi faktide juurde. Uus testament kirjutati kreeka keeles, mitte heebrea keeles. Kõik Uue testamendi autorid kasutasid nime Jeesus, mitte Yeshua. Me võime kasutada Yeshuat otse loomulikult. Mina teen seda aeg-ajalt samamoodi. Ja see on just selleks, et rõhutada siis seda ajaloolist konteksti. Aga kui me räägime isikust ja räägime Uue testamendi kontekstist, siis me võime täiesti ilma mingisuguste probleemideta kasutada seda nime, mida kasutasid kõik juutidest heebrea keelt tundvad Uue testamendi autorid. Viimane, millest ma tahaks nüüd selles saates rääkida, on Jumala nimi. Heebrea juurte liikumine rõhutab seda, et peab kasutama ilmtingimata sõna või nime Jahve. Meie vana eestikeelne piibel tõlgib Jumala nime Jehovaks. Ja sellest on meil terve omaette liikumine, Jehova tunnistajate liikumine, mis siis väidab seda, et Jumala nimi on Jehova ja ainuõige ja korrektne on kasutada just seda nime, et kõik igasugused muud versioonid ei ole korrektsed. Meie uuendõlge ehk 97. aasta tõlge selleks, et seda segadust vältida, on igal pool siis tõlkinud selle algse sõna issandaks. Nii et need kohad, kus vanas testamendis kasutatakse nime Jehova, meie vanemates tõlgetes nagu 68. aasta tõlge või veel vanemad alates 1739. aastast, on siis kasutatud seda Jehova sõna või nime. Millest see nimi üldse tuli? Vana testament on teatavasti heebrea keeles kirjutatud ja heebrea keeles ei ole vokaale, mida teksti kirja pandaks. Vokaalid loomulikult kõnekeeles on olemas, aga kui on tegemist kirjaliku tekstiga, siis kirjalikus tekstis on ainult konsonandid. Ehk siis, kui Vana testamendi juut luges Toorat ja ta nägi seal Jumala nime, siis ta ei näinud seal kirja Jahve, Jehova või Issand, vaid ta nägi seal seda, mida nimetatakse tetragrammatoniks. Tetra 4 grammaton tähte ehk siis 4 tähte. Ja need 4 tähte olid siis kas JHVH või YHVH, kuidas iganes erinevates keeltes seda kasutatud on. Nii et see tetragrammaton JHVH oli Jumala nimi. Otse loomulikult juudid said aru, et nende konsonantide vahele peavad kuuluma ka mingisugused vokaalid ehk siis täishäälikud.
ja nemad teadsid, mis täishäälikud sinna panna tuleks. Aga juhtus nii, et kui juba teine tempel oli ehitatud, siis juudid hakkasid vältima Jumala nime kasutamist ja hakkasid selle tetragrammatoni asemel kasutama sõna Adonai. Adonai ehk issand või isand. Ja hiljem siis, kui ma ei hakka siin tervet pikka seeriat uuesti üle rääkima, kui ma kunagi tegin pika seeria piiblist raamatute raamat, siis ma rääkisin sellest, mismoodi nendele tekstidele pandi juurde vokaalid ja rõhumärgid. Neid isikuid, kes seda tegid, on hakatud nimetama masoreetideks. Masoreedid siis lisasid selle Adonai vokaalid tetragrammatonile ja nii tekkis selline nimi nagu Jahveh. 16. sajandil sai sellest Jehova. Nii et kuidas see Jehova nimi või see sõna tekkis? Tekkis nii, et võeti tetragrammaton JHVH või siis YHVH ja pandi sinna Adonaist vokaalid. Nüüd tänapäeval on siiski praktiliselt kõik keeleteadlased, teoloogid ja ajaloolased veendunud, et Jehova ei ole ilmselt üsna kindlasti korrektne. Ja tänapäevane konsensus on siis pigem selline, et vokaliseeritult see tetragrammaton peaks olema Jahve. Mitte mingisugune Jahve või nagu mõned seda nimetavad, see on juba jällegi inglise keelest üle võetud ja sellisesse väärastunud eesti keelde pandud. Mingisugust Jahved ei kasutanud küll keegi neist, see kõlaliselt võib inglise keeles nii kõlada või mõnes teises keeles, aga eesti keeles on see sõna Jahve. Kõige kummalisem ja minu jaoks kõige arusaamatum oli see, kui üks selle õpetuse propageerija igal pool, kus ta leidis Uues Testamendis selle sõna issand, siis ta luges seda Jahve, 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 Jahve. Ja igas kohas, kus oli Uues Testamendis kreekakeelne Kristus või siis eestikeelne versioon sellest, siis ta luges selle messiaks. Minu jaoks täiesti arusaamatu tegevus, et kuidas inimene võib võtta endale sellise julguse või võib öelda jultumuse, et ümber lugeda, võib-olla mitte ümber kirjutada, aga ümber lugeda teksti, mis on algselt, kui näiteks Paulus kirjutas, siis ikkagi kirjutatud issand, Kyrios. Ei ole seal Jahve või Jehova, vaid on Kyrios. Ei ole isegi mitte heebreakeelne Adonai, issand, vaid kreekakeelne Kyrios. Ja võtta ja lugeda see Jahveks. Või siis kui on kirjutatud Christos kreeka keeles, siis lugeda see Meshiaks. See on teksti moonutamine. Ja seda kohe kindlasti teha ei tohiks. Nii et siis, mida me sellest kõigest näeme, on see, et see heebrea juurte liikumine algselt küll võib-olla soovides head ja püüdes siis korrigeerida võib-olla teatud asendusteoloogiat, meelt parandada ja vältida igasugust antisemitismi, on omakorda toonud sisse terve rea kõikvõimalikke erinevaid veidraid äärmuslikke õpetusi või lausa hereesiaid. Ja tänases saates keskendusin siis neist 3 ja rõhutan või toonnud uuesti välja, et me ei unustaks. Need, kes halvustavad kreekakeelset Uut Testamenti ja ütlevad, et algselt Uus Testament kirjutati heebrea keeles, kas ei ole informeeritud või teadlikult ignoreerivad kogu infot, mis nende seisukohtadega on vastuolus. Meil ei ole heebreakeelseid Uue Testamendi tekste sellest ajastust. Kreekakeelseid on meil ligi 5700, heebreakeelseid ei ole. Uus Testament kirjutati juutide poolt, diasporaa juutidele ja põhiliselt paganatele ja kirjutati tolle ajastu keeles, koine kreeka keeles, mis oli suhtluskeel Rooma impeeriumis, ei kirjutatud heebreakeelses neid tekste.
Nii et siis Uut Testamenti, kreekakeelset Uut Testamenti halvustada kohe kindlasti ei tohi. Kreekakeelset Uut Testamenti halvustades me põhimõtteliselt halvustame apostleid endid ja halvustame Jumala sõna. Kui see nende jaoks oli sobiv kasutada kreeka keelt nende ideede edasiandmiseks, siis peaks see sobima ka meile. Teiseks, mis puudutab Jeesuse nime, kõik Uue Testamendi autorid kasutasid nime Jeesus kreeka keeles, mitte heebreakeelset Jeshuat. Veel kord rõhutan, ma ei ole põhimõtteliselt selle vastu, et keegi kasutab sõna või nime Jeshua. Ise teen seda samamoodi, kui kontekst selleks nagu nõuab või kontekst seda vajalikuks peab, aga öelda, et see on see kõige õigem või ainuõige ei saa, sest ühelgi Uue Testamendi autoril ei olnud probleeme selle kreekapärase versiooni Jeesusega. Ja kolmandaks, viimaseks, Jumala nimi. Tõepoolest, Jumala nimi, selle tetragrammatoni JHVH vokaliseeritud versioon tõenäoliselt on Jahve. Ja heebrea keeles lihtsalt ei kirjutatud algselt neid vokaale välja ja kujutame, mina näiteks panen lühendi JNE, siis kõik kuulajad või kõik lugejad saavad aru ju, et seda ei loeta nii, nagu ma kirjutan, see on lühend. Ja kõik saavad aru, et need 3 tähte tegelikult loetakse ja nii edasi. Samamoodi kui Juut Jeesuse ajal luges tetragrammatoni, siis ta teadis, millised vokaalid sinna kuuluvad. Paraku mingil ajal läks see kaotsi. Tänapäeval siis parim, mida me suudame oletada, veel kord see ei ole 100% tõestatud, aga on see, et tõenäoliselt need vokaalid seal vahel moodustasid nime Jahve. Järgmises saates hakkan ma rääkima nüüd järgmistest teemadest, millega ka sellel heebrea juurte liikumisel on tõsiseid probleeme, mis puudutab kirikupühasid või siis Iisraeli pühasid. Kumbasid peaks pidama, kumb on õige, kumb on vale ja mõningaid teemasid veel. Loodan, et see oli informatiivne, loodan, et oli abiks kuulajatele, et saaksite pildi pisut selgemaks sellest teemast. Jumala õnnistus teile ja kohtume jälle järgmises saates.